Minu nimi on Merje Miia ja minu robot on Osobot. Ta on kõige väiksem programmeeritav robot maailmas. Tal on värvikoodid ja nendega siis ta liigub. Tal on kostüümid, mõnedes pakkides on ka sellised asjad. Ja siis tal on ühed kleepsud ka, mida saab siis talle külge panna. Ja siis on veel ühed mütsid, mis saab neile siis ka pähe panna. Et ta käib siit külje pealt kinni ja siis on tal selline asi peal, kuhu saabki siis neid kleepse ja neid teisi mingeid mütse ja asju panna. Kui see ära võtta, siis on ta muidu selline. Siis on siin veel üks ja neid seal on hästi palju kleepse, mida saab siia panna. Ja siin on nurgas üks ring. See koht näitab, kus see kinni käib. Ja siin on nagu ka üks ring, mis käib niimoodi lahti ja siis käib ka niimoodi kinni. Mulle meeldib nendega radu teha ja siis neid seal peal sõidutada. Osobot tunneb 4 värvi: punast, sinist, rohelist ja musta. Värvikoodid siis on teerajal ja need peavad nagu hästi näha olema robotile, sest muidu kui ta neid ei näe, siis ta ei tee seda, mis on värvikoodil. Näiteks selline kood tähendab, et ta pöörab siia poole. Ja siis see tähendab tornaadot. Ja siin ta siis pöörab siia poole. Ja see peaks kiirendama. Ja kui ta näiteks seda ei loe, siis siin lõpus on pööra nagu tagasi. Mul on läinud valesti niimoodi, et näiteks üks värv on teise peale läinud, siis ta väga ei loe. Sellest tekib jällegi teine värv, et ta ei loe seda värvi. Ja vahele läheb must ka üle niimoodi, et see värv jääb liiga kitsaks. Ja vahel robot lihtsalt nagu ei reageeri sellele koodile, et ta teeb midagi valesti või peatub või. Ja neid värvi, neid koode on hästi palju. Ta saab teha selliseid asju nagu aeglasesti sõita, näiteks mingit ülikiiret sõituru, turbot, kiiresti lihtsalt sõita, mine vasakule, näiteks siksaki saab teha, siis saab veel tornaadot teha. On ka äpid, kus saab siis teda programmeerida, aga need on väga rasked või veidi raskemad. Ja siis ma olen teinud veel niimoodi, et on nagu ratad ja siis rajade kõrvale olen teinud nagu kaunistusi ka, et ei ole lihtsalt rada, näiteks majasid. Ma tegin ükskord mingi lossi, mis oli nagu kast ja siis seal oli nagu üks kummitus ja see Osobot ehmatas ära nii, et ta läks tagasi.